siis kui näiteks mõned teised sätted nagu sõnavabadused võib ette näha, et üheks legitiimseks eesmärgiks, millal võib seda piirata, on muuhulgas riigi julgeolek, siis seda usuvabaduse all ei näe. See on teadlikult sealt välja jäetud. Oleks vaja nagu see proportsionaalsuse test ikkagist lahti teha, lahti harutada ja leida viise, et kuidas saaks neid eesmärke saavutada nii, et ei peaks tungima isikute põhiõigustesse ja vabadustesse. Nii, oleme täna stuudios, et arutada viimase aasta jooksul palju kõneainet tekitanud vaidlus üle seoses Moskva patriarhaadi, Eesti Õigeusu Kiriku ja Pühtitsa kloostri kanooniliste sidemete üle Moskva patriarhaadiga. Sõltumata sellest, millised on meie või kuulajate sümpaatiad erinevate kirikute või usuorganisatsioonide suhtes, leiame, et on oluline, et keegi ei jääks ühiskonnas sellisesse seisundisse, kus ta on avalikust arutelust välja arvatud. Praegusel juhul oleme tajunud, et levinud on teatav hirm kloostri ja MPÖ-ga seonduva puudutamisega seoses. Samas on aga ka siseminister Lauri Läänemets kinnitanud, et kloostri enda tegevusele pole mingeid etteheiteid olnud ja klooster ei ole sekkunud poliitikasse. Seega leiame, et on õiglane ära kuulata ka osapool, kelle õiguste üle reaalselt otsustama hakatakse, seda enam, et ka riigi esindajad on kinnitanud, et avaliku korra ja julgeoleku ohustamiseks ei ole see osapool midagi teinud. Loodame, et eelseisev arutelu paneb kõlama erinevad argumendid sellel teemal ja oleme kindlad, et selline diskussioon aitab kaasa dialoogi au sees hoidva ühiskonnakorralduse hoidmisele. Ja selleks, et dialoog sujuks paremini, oleme me kutsunud stuudiosse nii MPÖK kui ka Pühtitsa kloostri lepingulise esindaja, vandeadvokaat Artur Gnaževi. Tere tulemast! Tere, tänan kutsumast! Ja selleks, et oleks kohe alguses selge, milliste sündmuste raamistikus me siin tegutseme ja millest me räägime, siis esitame ka lühidalt ajajoone. Ehk 27. märtsil 2024. aastal nimetas patriarh Kirill Ukraina sõda pühaks sõjaks programmdokumendis Vene maailma olevikust ja tulevikust. Ja samuti mainis ta seal, et sõja sihtmärk on ka satanismi mõju all olev läänemaailm, millele reaktsioonina võttis Riigikogu vastu avalduse, millega kuulutas Moskva patriarhaadi Vene Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks organisatsiooniks. 23. oktoobril möödunud aastal tegi siseminister Lauri Läänemets poliitilise avalduse Riigikogule, milles teatas, et teeb Vabariigi valitsusele ettepaneku muuta kirikute ja koguduste seadust nii, et see välistaks Eestis tegutseval kirikul, kogudusel, koguduste liidul, kloostril või muul usuühingul suhted mis tahes välismaa organisatsiooniga, mis näiteks kujutab ohtu avalikule või põhiseaduslikule korrale Eestis, toetab sõjalist agressiooni või kutsub üles sõjale, kutsub üles terrorismile või mis tahes viisil vägivaldsele käitumisele ja see on siis siseministri enda kirjeldus. Siseministeerium esitas kirikute ja kloostrite seadmise muutmise seaduse eelnõu teistele ministeeriumitele kooskõlastuseks ja eelnõu tuleb Riigikogus arutamisele juba väga varsti, võimalik, et juba käesoleva kuu jooksul. Ja sellest siis asume küsimuste juurde. Jaa, me sissejuhatavaks küsimuseks lihtsalt küsiksime, et kuidas ja miks te üldse sattusite kloostrit ja MPK-d esindama? Kõigepealt võiks öelda, et need meie kliendid on täiesti süütud ja pole mitte midagi valesti teinud, ehk siis kui me selle kaasuse võtsime, me alguses ikkagist analüüsisime, et mis on toimunud, sest meediast on olnud informatsiooni, mis on juhtunud ja selleks, et täpsemalt välja selgitada, mis siis selle taga on, me jõudsime lõpuks analüüsi tulemusel selgusele, et nad ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja seetõttu, kuna neid hakati survestama ja selleks ajaks oli ka see Riigikogu avalduse protsess kas käima läinud või avaldus juba vastu võetud, et siis me nägime, et nad vajavad ka õiguskaitset ja nad soovisid seda ja seetõttu me võtsime need kliendid ja nende olukorra töösse.
Teiseks, mida ma olen ajapikku, nagu kui me oleme seda kaasust nüüd lahendanud ja alguses oli ka ju tegelikult eesmärk Siseministeeriumiga dialoogi astuda ja läbirääkimisi pidada, siis ma saan aru, et aina enam, et tegelikult me ei kaitse ainult kirikut ja kloostrit siin kaasuses, vaid me tegelikult kaitseme ka õigusriiki ja riiki ja ka demokraatiat ja ka mitmekesisust. Et neid põhimõtteid on hakatud vaikselt kokku tõmbama tulenevalt sellest, et välismaal on ühe usulise ühenduse siis nii-öelda esipiiskop on väljendanud ebasobivaid seisukohti selle sõja kohta. Ja see ongi võib-olla see lühike kokkuvõte, et miks me selle kaasuse võtsime ja mis me siin teeme. Ja kuna ma võib-olla mainisin seda dialoogi ja läbirääkimisi Siseministeeriumiga, siis on kahetsusväärne, et need on katkenud sellise sõnavõtuga, mida siseminister tegi, millele te viitasite oktoobri kõnes Riigikogu ees. Ja tegelikult sellel ajal olid Siseministeeriumiga läbirääkimised, kusjuures kloostril oli veel ees tähtaeg, millal klooster pidi esitama oma kirjalikud seisukohad ministeeriumile ja ministeerium ei oodanud neid ära ja ei vastanud ka lõplikult kiriku seisukohtadele, vaid siseminister läks Riigikokku ja ütles, et tegelikult nemad on sellel aja jooksul töötanud välja seaduse muudatused, mis viib siis selleni, et see kirik ja klooster lõppude lõpuks sund lõpetada. Meediast on läbi käinud, et antud seaduse muudatus ongi suunatud sellele, et anda ministeeriumile parem jalgealune, kui on neil nii-öelda vaja kohtusse minna, et nõuda selle sundlõpetamist. Ja see, mida nõutakse siiamaani ja mida siis ei ole saadud kloostrilt ja kirikult, on kanooniliste sidemete katkestamine Moskva patriarhaadiga, Moskva patriarh Kirilliga. Nüüd klooster on stavropigiaalses staatuses, mis eristab neid Moskva patriarhaadi ja Eesti õigeusu kirikust laiemalt. Mida see stavropigiaalne staatus tähendab ja miks see seab neid mingisse erilisse olukorda? No see tähendab lühidalt seda, et nad ei kuulu kohaliku piiskopkonna koosseisu, vaid nende siis vaimulikuks keskuseks on patriarh ise. Et see on selline eriline staatus, mida väga palju ei ole, need on haruldased, aga see, nii kummaline kui see ka poleks, see staatus on andnud just talle rohkem iseseisvust ja sõltumatust, kui on näiteks kohalikul piiskopkonnal. Mis te täpselt sellel mõtlete? Ma mõtlen seda, et kui klooster oleks kohaliku piiskopkonnal, siis ta oleks rohkem kohustatud täitma selle piiskopkonna piiskopi või juhi korraldusi ja olema tema nagu vahetusalluvuses, aga kuna see vaimulik keskus asub tal kaugel, kes ei ole kohalike oludega tegelikult nii palju nagu kursis, siis nunnad naudivad selle tõttu oluliselt rohkem iseseisvust ja sõltumatust. Et jah, neil on vaja vaimuliku keskuse käest saada teatavate otsuste elluviimiseks heakskiitu või õnnistust, aga sellegi poolest see ei tähenda, et nad ei langeta neid otsuseid ja oma elu ei korralda siin iseseisvalt, et neil on kohalik eesseisja olemas, igumeenia, kes on ka sellistes administratiiv- ja tsiviilõiguslikes küsimustes iseseisev. See tõttu, nii kummaline kui see ka poleks, siis tänu sellele staatusele on nunnad või see klooster on erilisemas staatuses ja on tegelikult sõltumatum, kui tavaline klooster oleks kohaliku piiskopkonna all. Et kui kirik näiteks siin kohalikul tasandil midagi korraldab, siis nunnadel on täiesti õigus sellest ka keelduda
ja mööda minna ja mitte siis osaleda nendega üheskoos. Aga seda muidugi arutati ka eelmisel aastal toimunud Impulsi saates, aga selguse huvides, kuna me ei saa eeldada, et kõik meie kuulajad on Impulsi saadet kuulanud, siis kui nunnad said ja Pühtitsa klooster sai selle stavropigiaalse staatuse 1990. aastal, siis praegusel juhul on neile esitatud küsimus, et kui nad on selle nüüd hiljuti saanud, ehk siis see pole alati niimoodi olnud, miks nad ei saaks siis küsida patriarhilt, kas sellest oleks võimalik ka lahti saada, kas sellest oleks võimalik vabaneda? Millest see probleem seal seisneb? See on hea küsimus ja tegelikult kui ma võin, siis ma küsiks riigilt omakorda, aga miks teie ei või selle pöördumise ise teha? Kuna nunnad ütlevad, et nende tõotuse tõttu ja kuna neil on põhikirjas sätestatud, et nad ei või oma jurisdiktsiooni muuta, siis nad ei ole kanooniliselt õigustatud üleüldse sellist pöördumist tegema. Nad rikuvad sellega oma nunna tõotust, millega nad siis nad on sellega oma iseseisvast tahtest nii-öelda lahti öelnud, nad on eraldunud sellest elust ja kui nad hakkavad seda iseseisvat tahet näitama sellega, et nad taotlevad endale mingisugust iseseisvamad või mingit muutust oma jurisdiktsioonis, mis neil on põhikirjas keelatud teha, siis see tähendaks nende puhul kanoonilise õiguse nende nunnade staatuse rikkumist. Ja nüüd selles valguses miks ei või riik siis ise teha? Sellele me pole vastust saanud, küll aga me oleme vastust saanud sellele, et miks riik üldse peaks seda tegema. Ja õigemini nad on isegi osundanud sellele, et nunnad valetavad. Olime kuskil näinud sellist seisukohta, et ei ole tõsi, nunnad saavad küll selle pöördumise teha ja just õigustatakse seda mingite ajalooliste muudatustega, mis on toimunud kloostri elu ümber. Aga kas siin võib olla probleem selles, et sekulaarse riigi esindajad ei mõista seda, mida tähendavad vaimulikud teotused, ehk siis, et mida tähendab see oma isiklikust tahtest ja maisest elust täielik loobumine ja seetõttu ei ole ka arusaadav see, kuidas keegi saaks öelda, et aga ma ei tohi isegi sellist asja tahta, ma ei tohi isegi sellist asja küsida, et juba see võiks patt olla. Jaa, sekulaarses riigis on näha seda, et on üleüldse usklikke raske mõista, eriti poliitilisel tasandil. Poliitikutel on väga raske mõista, sest et nende jaoks näiteks erakondade vahetamine ei ole üldse niivõrd keeruline protsess, seda tehakse päris tihti, et isikliku populaarsuse või mis iganes muudel motiividel neid erakondi vahetatakse ja selles ei nähta mingisugust probleemi. Usklikule loobuda oma usust, mis on tema jaoks kõige püham asi oleks, see on hoopiski teistsuguse tähendusega, see on mingisuguse tõotuse rikkumine ja ebalojaalsus, mida sa ei saa enam niimoodi heastada, sa oled vastutav juba siis Jumala ees. Aga selliste vahetuste, et nende tähenduse mõistmine sekulaarses riigis ja veel enam poliitikule, et ilmselt need asjad ei mahu pähe ja seetõttu võetakse väga julgeid sõnavõtte kiriku ja kloostri vastu ka, et nemad siis neid muudatusi teeks, aga mis teid häirib. Selleks on isegi palgatud neile eksperdid, kelle sõna levitatakse meedias ja ütleme vasturääkivaid seisukohti, neid nii palju ei ole näha. Kuigi ma tean, et on vähemalt üks autor on üritanud avaldada oma vastuväiteid, aga tema vastuväiteid pole riiklikule eksperdile näiteks avaldatud. Nii et me oleme selles mõttes positsioonis, kus tõesti on mittemõistmine ja mis tõttu on ka nunnad on olnud väga altid ja ka kirik on väga aldis olnud astuma dialoogi ja neid selgitusi andma. Ja selle asemel, et kuulata, on neid süüdistatud, et nad vingerdavad, valetavad isegi kohati ja nende eksperdid räägivad midagi muud.
Te enne mainisite, et üks põhjus, miks te ka selle kaasuse üldse vastu võtsite, oli see, et tahate seista õigusriigi eest, et seda on kergelt selle kaasuse näitel näiteks koomale tõmmatud, aga ma tahaks küsida just, et millisel määral kaitseb usuvabadus põhiseaduse paragrahv 40 valguses näiteks kanoonilisi sidemeid. No, näiteks me teame, et usuvabadus põhiseaduse valguses moodustub 2 elemendist, ehk siis foorum internumist, ehk siis inimese sisemisest väljakust, inimese absoluutsest õigusest omada uskumusi, omada veendumusi, ja teiseks siis paragrahv 40 lõikes 3 foorum externumist, ehk siis inimese sisemisest väljakust, see, kuidas ta oma usku väljendab. Et kuhu seal kategoorias üldse võiks liigituda kanoonilised sidemed ja kas riik saab üldse tulla ja öelda, et te peaksite lahti ütlema oma näiteks siis stavropigiaalse seisundi? Foorum externum, ma arvan, kuskil nad põimuvad läbi ilmselt, aga kiriklik struktuur on põhiseaduse ja usuvabaduse kaitsealas küll. See, kuidas see kiriklik struktuur toimib ja manifesteerub, see peaks siis loogiliselt olema foorum externum ja foorum internum on sinu enda sisemine uskumus sellesse. Aga ma tuleks korra nagu tagasi võib-olla selle juurde, et miks see usuvabadus ja paragrahv 40 ja veendumuste vabadus ja kõik see, miks see äärmiselt oluline on. Et see on tegelikult demokraatliku riigi üks alussammas, aluspõhimõte, sest ilma selleta meil mingit mitmekesisust ei saa olla. Selleks, et erinevad rahvused, uskumused, rahvad saaksid koos eksisteerida ühes ühiskonnas, peab neil olema tagatud vabadus, siis jääda oma veendumustele ja oma usule truuks. Ja seda, et seda ei saaks muuta. Sest kui selle ära võtta ja riik hakkab dikteerima, mis on õige usk ja kuidas peaks inimesed mõtlema ja uskuma, siis meil enam ei ole mitmekesisust riigis. Ja. Nii et selleks, et mitmekesisus eksisteeriks, demokraatlik pluralism ja see on läbi käinud korduvalt inimõiguste kohtu praktikast. Et selleks ongi meil ette nähtud usuvabadus, mis tõttu on see äärmiselt oluline põhimõte kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas. Seda tuleb hoida ja väärtustada ja ka isegi nendes olukordades, kus võib-olla see ei ole kõige mugavam. Ja sellel põhjusel näiteks on, kui vaadata inimõiguste konventsiooni, siis mis on selle foorum externumi ja siis selle usu väljendusviisi võimalikud piiramisalused, siis kui näiteks mõned teised sätted nagu sõnavabadused võib ette näha, et üheks legitiimseks eesmärgiks, millal võib seda piirata, on muuhulgas riigi julgeolek, siis seda usuvabaduse alla ei näe. Ja see on teadlikult sealt välja jäetud. Ja? See on teadlikult välja jäetud sealt selleks, et see riik, mida me peame kaitsma, sisaldabki endas seda mitmekesisust ja seda pluralismi. Ja seetõttu me peame kaitsma sellist ühiskonda, kus ongi need vabadused ette nähtud. Ja meil ei ole seda legitiimset eesmärki nüüd hakata riigi julgeoleku tõttu piirama usuvabadust. Et see on oluline fakt just selles valguses, et riik on just nimelt sellele argumendile, seda on paljud teised riigid teinud teistes kaasustes, on just nagu rõhunud sellele national security riigi julgeolekule, seetõttu tuleb piirata, aga see on äärmiselt lai valdkond ka, et selle alla saab äärmiselt palju asju panna, muidugi avaliku korra ja nende muude aluste kohta ka, aga seda nähti konventsiooni koostamisel ette ja jäeti teadlikult sel põhjusel välja. Inimõiguste kohus on oma praktikas seda ka kinnitanud, kusjuures ka Venemaa vastu esitatud kaebustes. Et Venemaa vastu on päris palju usuvabaduse rikkumisega seonduvaid asju olnud. Aga kanooniliste sidemete omamine on siis ikkagi üks selline asi, mis on usuvabaduse põhiõigusega kaitstud, et see ei ole niimoodi, et usuvabadus kaitseb sinu õigust palvetada selle Jumala poole, kelle poole sa tahad palvetada ja lugeda mingit palvet, mida sa tahad, aga et ei kaitse näiteks kirikliku struktuuri kuulumist.
No ei, kaitseb küll meie kontekstis, noh, see, mis asi on kanooniline side, on meie kontekstis, kui me vaatame, siis me räägime ikkagi sellisest kiriklikust struktuurist ja see struktuur on seal kaitse all ja see väljendub ka iseenesest teatavate toimingute kaudu. Et noh, kas või see, et milliseid patriarhe meenutada tuleb, et see on seal olemas ja see kuulub kindlasti usuvabaduse kaitse alla, et selles ei ole küsimus või mida sa täpsemalt mõtlesid selle all? Ma mõtlen seda, et mingisse organisatsiooni kuulumine või mingi selline juriidiline suhe võib olla ka kaitstud usuvabaduse poolt, mis võib olla õigus võõrale mõtlemisele, võiks tunda, et usuvabadus kaitseb lihtsalt seda, mida sa usud ja seda, kuidas sa palvetad, kuhu poole sa palvetad. Aga see siiski kaitseb ka seda, et sul võivad olla mingid juriidilised sidemed. Jaa, see kaitseb näiteks seda, et sa saaksid registreerida oma kiriku mingis riigis, et kui sulle riik keeldub sinu kirikut registreerimast, siis see on sekkumine ühtlasi ka usuvabadusse. Seda tõlgendatakse ka koosmõjus muidugi selle kogunemise ühingute moodustamise vabadusega, aga inimõiguste kohus on ka toonitanud, et see kuulub kindlasti ka usuvabaduse kaitse alla, sest et selleks, et inimene saaks oma usku manifesteerida, siis seda tehakse tavapäraselt ja see on hädavajalik teha mingisuguse organisatsiooni kaudu, mistõttu see organisatsioon ise kui selline on ka selle kaitse objektiks. Aga kui vaadata laiemalt, et seda olukorda, et praegu me ei ole veel selles kohas, kus kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus oleks vastu võtnud, mis siis annaks teoreetiliselt aluse siseministril pöörduda Riigikohtu poole võib-olla piisava alusega siis, et paluda MPK ja kloostri sundlõpetamist, aga kui lihtsalt vaadata selle, ütleme siis, haldustegevuse õiguspärasust, siis te enne mainisite ka, et sellel justkui tundub puuduvat legitiimne eesmärk, sellepärast et riikliku julgeoleku tähe all tegelikult ei tohiks justkui usuvabadust piirata. Jaa, see on üks argument, aga noh, eks nad on ka maininud, et meil on, me hoiame ju ka avalikku korda ja põhiseaduslikku korda ja need legitiimsed eesmärki sisustatakse, vaikselt hakati sisustama ka muude eesmärkidega siis, et seda tulevikus sundlõpetamist võib-olla siis paremini põhjendada. See seadus, minu arvates oli täiesti okei, mis oli. Ja juhul, kui tõesti peaksid realiseeruma sellised teoreetilised riskid, mida riik on ette heitnud kiriku ja kloostri osas, mille eest tuleb neid siis nagu sundlõpetada enne, kui need riskid realiseeruvad, siis selle eest saanuks ka kehtiv seadus tegelikult kaitsta. Aga praegusel juhul ongi kirikud ja koguduste seadus paragrahv 16 lõige 3.1 sätestab, et minister, kelle valitsusalas on usuliste ühendustega seotud asjade korraldamine, taotleb kohtult usulise ühenduse sundlõpetamist, kui usulise ühenduse tegevus või põhikiri on vastuolus seaduse või põhiseadusega. See justkui annaks aluse, kui on mingi põhiseadusega või seadusega vastuolu, siis saaks seda juba teha. Just nii. Et miks nad siis läksid seadust muutma, on sellepärast, et neil ei ole mingit seadusrikkumist ette heita. Aga mis siis uue seadusega tehakse? Uus seadus näeb ette vastutust välismaise isiku tegevuse eest. Et juhul, kui välismaine isik, kellega sa oled siis kanooniliselt seotud näiteks, paneb toime mingisuguse, ma ei tea, ütleme siis süüdio või toetab kuidagi süüdio väliselt mingisugust agressiooni või nii, et siis sa oled ka selles automaatselt süüdi ja sind võidakse selle eest kinni panna. Tähendab sundlõpetada kui juriidilist isikut. Et sellise seaduse muudatusega nähakse ette sellise kollektiivse vastutuse klausli, olgugi, et sina käitud täiesti seaduspäraselt ja see välismaine isik, kellega sa kanooniliselt oled seotud, see sinu tegevust ei mõjuta, sa käitud jätkuvalt õiguskuulekalt, siis uue seaduse tõttu sa pead ikka olema juriidilise isikuna sundlõpetatud. Ja sellisena ma olen täiesti veendunud, et see ei ole põhiseaduspärane seaduse muudatus.
aga eeldusel, et siin legitiimne eesmärk on, no sest siin on erinevaid argumente, mida saab tuua, et avalik kord siiski on ju toodud piiriklauslis ja samuti peab arvestama teiste põhiõigustega, mida tuleb tagada, et noh, siin võib argumenteerida, et legitiimne eesmärk on. Aga kuidas on sobivusega? Ehk siis, et kui näha seda seaduse muudatust ja neid nõudeid, mis siis esitatakse, kui midagi, mis peaks vähendama julgeoleku ohtu ja tagama avalikku korda, kuidas sellised nõuded ja siis nende kanooniliste sidemete lõpetamine reaalselt aitaks seda avalikku korda tagada? Milles see oht siin täpsemalt võiks seisneda üldsegi, kui need sidemed säilivad? See on väga hea küsimus ja ausalt öeldes ma tahaks riigilt ka näha seda põhjendust, et miks see abinõu sobiv on, et mis siis reaalselt juhtub, kui see sundlõpetamine läbi viiakse, ühingud sundlõpetatakse ja juriidiline isik kui selline ei eksisteeri. Siseminister on rõhutanud, et ei, kirikud jäävad lahti, kogudused saavad toimetada, et mis siis reaalselt muutub? Et okei, võetakse kanooniline side on paberilt ära koristatud. Etteheide on ju selles, et võidakse toime panna mõjutustegevust. Kas see, et nüüd, et põhikirjas on midagi üht või teist moodi sätestatud, võtab siis inimesed kuidagi ära võimaluse panna toime siis väidetavad mõjutustegevust siin. Ma ausalt öeldes ei tea, kuidas see abinõu on sobiv ja eks nad peavad seda siis pärast põhjendama, aga siiamaani ma pole seda põhjendust näinud. Kui praegusel hetkel ei ole ette heidetud mõjutustegevuse teostamist ja on ka öeldud, et ei ole sekkutud poliitikasse, ei ole tehtud midagi, et ohustada riigi julgeolekut, siis võib-olla võiksin näha sobivuse all seda, et kuigi praegused kirikujuhid ei ole seda teinud, siis kanooniliste sidemete säilimise korral saaks patriarh või keegi teine vajadusel vahetada välja need siinsed kirikujuhid või ka kloostriülemad selliste vastu, kes siis teeksid seda tulevikus. Ja et selles seisnebki see oht, selles võimus vahetada välja neid isikuid või panna kedagi uut asemele võimupositsioonidele. Kas seal võiks näha mingit julgeolekuohtu? Mulle jääb selles mõttes arusaamatuks ikkagist sobivuse seisukohalt jätkuvalt see, et me piirame ära juhatuse liikmete, siis ütleme juuriisikute puhul nende valimist või muudame seda korda, et kuidas see mõjutab lõppude lõpuks nende vaimulike või siis preestrite, piiskoppide suhtumist ja sellesse sõtta ja üleüldse soovi panna toime siis mingi mõjutustegevus, millist me pole üldse näinud, meie inimesed on täiesti jumalale pühendunud ja poliitikasse ei sekku. Ei taha sekkuda, riigi sunnil on olnud, on ju kohustatud ka nagu nendes protsessides osalema, aga kui nad vägagi saaksid, siis nad lihtsalt pühenduksid oma elu jumalale ja sellega nad oma usku ka teostavad. Et neil ei ole huvi sinna minna. Ja kus on ka iseenesest tulnud ka niimoodi kaudselt etteheide riigi poolt, et nad pole justkui piisavalt jõuliselt seda Ukraina seda hukka mõistnud. Et see ei olegi tegelikult nende pärusmaa võtta, teha mingisuguseid poliitilisi avaldusi ja nad seetõttu, neid ei ole elementaarselt, neil on ma ütleks isegi midagi enamat, et kui vaadata näiteks Vene õigeusu kiriku sotsiaalsete aluste kontseptsiooni, mis nad välja töötasid 2000-ndatel, siis kirikus on reegel, et neil on keelatud võtta osa poliitilisest debatist või siis sekkuda poliitikasse mingisuguste avaldustega, et seal on väikesed mööndused olemas, kuna kirik on suur ja sellel on teatav tähendus ühiskonnas, siis nad ei saa päris nagu ära peita sellest, aga see kindlasti ei ole nende funktsioon, kus nad saaksid osaleda. Et selles valguses, kui mõni vaimulik võtab aktiivselt poliitikas osa, siis ta tegelikult ei toimeta kanooniliselt legitiimselt ja see ei ole neile ette nähtud. Ja nüüd, kui me seda juhatuse liikmete vahetust vaatame, siis kust see mõjutustegevus aset võiks teoorias nagu leida, on sõltumata sellest, kes on seal ees juhiks, siis
iga inimene võib meil väidetavalt kuritegevusi toime panema hakata, et selle eest ei saa keegi olla selles mõttes, me ei saa seda selliselt ennetada, et me nüüd muudame valimise korda ja siis mingid inimesed siis kuidagi muutuvad vähem ohtlikumaks, et mulle on jäänud ikkagist arusaamatuks see, et kuidas see siis tegelikult seda mõjutustegevuse ohtu reaalselt vähendab, sest et isegi kui inimesel on mingid halvad kavatsused või halvad veendumused, siis mingisugune valimiste kord ju teda ei hakka kõigutama. Kas te arvate, et see riigipoolne meede võib ka vastupidiselt mõjuda, et kui julgeolekuohtu tahetakse vähendada, siis võib hoopis julgeolekuohtu suurendada? No seda on Impulsi saates on seda kommenteeritud küll nii, jah, et see võib hoopiski nagu vastupidise efekti anda, et ma ei ole selles mõttes julgeoleku ekspert, et saaksin nagu lähemalt neid küsimusi kommenteerida. Ma lihtsalt näen, et need meetmed, et ma pole aru saanud, et kuidas nende efektiivsus on, sest et see suunitlus riigi poolt on olnud ka see, et lahkuge sellest Vene õigeusu kirikust ja minge Konstantinoopoli patriarhaadi alla. Aga sellele viitas küll minu meelest Kadri Liik, kes on välispoliitika ekspert, et seda peaks kindlasti analüüsima riigi tasandil, et kas selline samm nagu siis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku usuvabaduse piiramine, ükskõik kas leida, et see on põhiseaduspärane või põhiseadusvastane, et kas selline samm võib tekitada julgeolekuohtu iseenesest, sest nagu tema välja tõi, siis see on olnud Vene kommunikatsioonis väga selline levinud väide, et kas või Ukrainas Vene õigeusklikke õigusi piiratakse ja seetõttu on nende sõjaline sekkumine õigustatud. Et sellest võiks ju järeldada küll, et teatud julgeolekuoht sellest võib tekkida. Jah, kui Kadri Liik vist seda Impulsis vist öeldi ka, jah, ma ei vaidle sellele vastu, et sellel võivad olla muud tulemused, et see võib olla ohtlik, aga ma oleks tahtnud näha ka samuti riigi analüüsi selles küsimuses, aga pole näinud, et enne kui see oli ka üks etteheide, mida Riigikogus tehti, kui see Riigikogu avaldus vastu võeti, et oli etteheide tehtud, et pole analüüsitud selle avalduse vastuvõtmise mõjusid laiemalt ühiskonnas, et milline mõju, et millised riskid seal on, et kuidas seda nagu ühiskond vastu võtab ja mis see endaga nagu kaasa toob, et me pole tegelikult selles vaates nagu analüüsi näinud, aga neid arvamusi on küll olnud, et jah, et see hoopiski suurendab julgeolekuohtu. Milliseid õiguslikke probleeme teile tundub, et see kaasus veel endast tõstatab? No ma arvan, kui me seda legitiimset eesmärki siin arutasime, justkui võiksime sealt midagi leida sobivuse all, ma ei tea, teoorias võiksime midagi leida, isegi kui me sealt nendest küsimustest midagi nagu leiame, mis minu arvates ei ole täidetud, aga kui me lõpuks jõuame, siis me peame hindama ka proportsionaalsust. Ja sellega siin ei ole küll mingit mõistlikku vaidlust, et proportsionaalsuse test on täiesti läbi kukkunud ja seda pole isegi hinnatud ja analüüsitud. Et selleks, et nüüd teoorias mõni vaimulik või preester, piiskop, nunn hakkab siin väidetavalt mõjutustegevust toime panema, siis selleks me paneme kogu organisatsiooni kinni, paneme lihtsalt kogu kloostri kinni, paneme kogu kiriku kinni. Et kus on siis kõik need vahepealsed meetmed, mis võiksid olla rakendatud, mis on vähem riivavad, kui see ultima ratio meede sundlõpetada usuline ühendus. Et see on ju viimane abinõu, mida tohiks rakendada. Aga enne seda kõik need meetmed, mis on tehtud, on paar vestlust peetud kloostriga ja kirikuga, siis on järsku seda poole pealt katkestatud, mindud riigi kokku, öeldud, et meil on tegelikult välja töötamas seadus, mis võimaldab meil siis seda sundlõpetamist tegelikult jõustada, sest et me pole rahul nende läbirääkimiste tulemustega. Et mida siis on riik teinud, on siis esitanud oma nõudmisi, meie arvates ebaseaduslikke nõudmisi,
pole otsinud kompromissi seal vahel, sest et jäi oma nõudmistele kindlaks ja kui ta neid nõudmisi ei saanud, siis ta muudab seadust, et oleks tõhusamalt võimalik siis tema hinnangul sundlõpetamist jõustada. Sellele teie viimasele remargile toetudes, mul tekkis endal seoses sellega küsimus, et tulenevalt ühest põhiseaduse aluspõhimõttest inimväärikusest on nõue riigile, et riik ei tohi muuta ühtegi isikut, sealhulgas ka juriidilist isikut objektiks. Ja objektiks ka selles mõttes, et see ei tähenda ainult selle kõige äärmuslikumas mõttes objektiks muutmist, aga ka näiteks seaduste väljaandmist mingisuguste konkreetsete isikute suhtes mingitel konkreetsetel eesmärkidel. Et paramatult jah, sa võid anda haldusakte välja suunatult mingile konkreetsele isikule, aga näiteks siis käesoleva kaasuse valguses tundub see ilmselge, et kirikute ja koguduste seadust muudeti nende kahe institutsiooni tõttu või mis mõtted teil seoses sellega on? Jaa, no seda on siseminister ise öelnud, et me muudame seadust, et siis just neid usulisi ühendusi adresseerida. Küll on räägitud mingisugusest moslemi ohust, et justkui nagu, et see on hoopiski nagu ka see, et meil on tegelikult ka laiem eesmärk selle seaduse muudatusega, aga kui vaadata neid sätteid ja täpselt, mida riik on varasemalt nõudnud ja mis need sätted sisaldavad, siin ei saa olla mingit mõistlikku kahtlust, et see on täpselt disainitud selle jaoks, et just need usulised ühendused kinni panna. Nii et see on väga hea, et te tõstsite selle inimväärikuse aspektiga siin esile, et ma arvan, see on ka üks moment, millele tuleb selles kaasuses rõhuda, et kindlasti seaduse disainimine konkreetse isiku siis saatuse otsustamiseks ei paista olema ei inimväärikusega ka õigusriigiga kooskõlas, et meil oli täiesti tõhus normaalne seadus selle Kiikuse näol, et see on, ka see võimaldab juriidilist isikut või usulist ühendust sundlõpetada, kui tema tegevus ei vasta seadusele. Nii et miks on vaja veel täiendavaid nõudeid ette näha kollektiivset vastutust, et sulgeda siis konkreetsed usulised ühendused, mulle paistab, et oma poliitiliste ambitsioonide elluviimiseks. Aga see on küllaltki hirmuäratav ka eraisikuna mõelda seda, et riigil võiks tekkida minu suhtes mingi etteheide mingil moraalsel põhjusel ja kui mina ütleks selle peale, et aga ma ei ole seadusega vastuolus midagi teinud, siis võidaks mulle öelda, et anna 6 kuud. Me lähme praegu, teeme selle asja natuke teistsuguseks, muudame seadused ära ja siis sa oled. Ja siis me saame sinna vastu kohtusse minna. See ei ole üldiselt see, kuidas me ju kujutame ette, et riigis asjad toimivad. Pigem on niimoodi, et sa täidad nende seaduste nõudeid, mis on olemas, mis kehtivad ja siis sa arvad, et niimoodi sa oled hea kodanik, aga võib välja tulla, et ei olegi, et siis kui tekib ikkagi mingi etteheide, siis paar kuud läheb aega ja enam ei ole hea kodanik. See on kahetsusväärne, et selline seaduse muudatus tuleb ja et see ei näe nagu ilus välja kindlasti. Et ja eks see minu veendumus on see, et see seaduse muudatus ei ole ka põhiseaduspärane, muu hulgas ka nendel põhjustel, miks see loodud on. Seega jah, ma saan nõustada ainult. Aga juhul, kui see läheks läbi, see seaduse muudatus, eeldusel, et see läheb läbi, ja kui mindaks kohtusse ja juriidilised isikud, MPK juriidiline isik ja juriidiline keha ja kloostri juriidiline keha sundlõpetataks, mida see reaalselt tähendaks nende jaoks, kui siseminister Läänemets on öelnud, et kirikuid keegi kinni panema ei tuleks ja jumalateenistused saavad jätkuda? Ma ei tea. Aus vastus on see, et ma ei tea. Ma arvan, minu kliendid ei tea. Ma arvan, mitte keegi ei tea. Et kui neil on selles osas mingi plaan olemas, me oleme küll küsinud kord, siis väidetavalt on selline moodustis olemas nagu seltsing, mis võiks justkui toimetada. Kuidas see reaalselt lõpuks nagu jääb ja kas jääb nii või mis sealt saab, ei oska öelda.
Seda ei ole seaduseelnõu seletuskirjas, vähemalt esimese seaduseelnõu puhul seda polnud seal ka välja toodud, et mis selle lõpptulemus on. Millegipärast seda presenteeriti ka nii, et ega mingit sundlõpetamist ei tule, sest et me paneme selle seaduse kehtima ja siis küllap need usulised ühendused, kes teavad ise, kes nad on, muudavad oma põhikirja ja siis kõik on hästi. Et keegi seda viimast sammu ei ole läbi mõelnud, et üks Riigikogu liige oli ka küsinud küsimuse siseministrilt, et aga mis siis juhtub, et kui need nunnad ei muuda oma põhikirja, ei lähe sellega kaasa, mida riik neilt nõuab, mis siis nagu riik teeb lõpuks, kas saadabki nagu politseinikud sinna nunnad välja ajama või mis siis nagu, kuidas see praktikas nagu hakkab siis reaalselt välja nägema ja mingit vastust sellele ka ei olnud antud. Nii et me tegelikult me oleme teadmatuses selles osas, et mis saab. Me võime juriidiliselt seda juriidilist kontseptsiooni lahti harutada, et sundlõpetamine, juriidiline isik eksistents lõpeb ja varalised suhted temaga siis ka lõpevad, eks. Aga mis see praktikas usklike jaoks tähendab, siis ma arvan, et ega nad endist viisi nagu toimetada, ei saa, kui neil lubatakse seal hoones käia, võib-olla, aga siis mis siis selle, ütleme, seaduse rakendamise siis mõju lõpuks on, kui mitte midagi ei muutu? Aga mis need variandid on, et kas nagu, kui juriidiline isik lõpetatakse, kas siis ei saa enam abielusid sõlmida seal või ei saa enam küttearveid maksta või mis üldse oleks see variant, kui kirikul ei ole enam juriidilist keha? Jah, sa ei saa ka õigust kasutada seda vara, mis oli kloostrile näiteks või kirikule antud. Et kui sind enam ei eksisteeri, juriidilist isikut, siis sellist kasutajat, lepingulist alust seda kasutada ei ole. Nii et sa pead siis uue juriidilise keha alt või eraisikuna siis saama selle loa, et kasutada seda hoonet siis või vara nagu jätkuvalt edasi. Mina näen juristina sellist nagu tagajärge, aga tegelikult peaks riik meile näitama, et mis see siis nagu plaan on või kuidas see hakkab toimima ja mis need tagajärjed on ja näitama ja veenma ühiskonda ka selles, et tegelikult see on väga positiivne kõik, mis hakkab toimuma. Et see ongi see, mida on vaja ellu viia. Kas nii on vaja? Minu arust kindlasti mitte. Ma veel kord rõhutaks, et see seadus on ka praegu on täiesti piisav selleks, et kui siseminister arvab, et siin tõesti on selline mingi oht või seadusvastasus nende tegevustes, siis tal on kõik need võimalused olemas, et minna ja taotleda ka seda kõige äärmuslikuma abinõu kohaldamist, ehk siis sundlõpetamist. Aga tegelikult oleks vaja nagu see proportsionaalsuse test ikkagist lahti teha, lahti harutada ja leida viise, et kuidas saaks neid eesmärke saavutada nii, et ei peaks tungima isikute põhiõigustesse ja vabadustesse. Jah, seoses selle teemaga ma ise olen mõelnud sellele, et kas me ühiskonnana, kui me tahaksime lähtuda ühiskonnana sellest baaseeldusest, me üritame või me tahame maksimaalselt austada isikute vabadusi, siis me mingil määral võtame selle riisiko enda kanda, et me ei sekku asjadesse üleliia preventiivselt või preventatiivselt, kui selleks ei tundu olevat veel mitte mingisugust alust, vaid tõesti alles nendel hetkel, kus reaalselt need mingisugused ohud ilmnevad. Näiteks siis käesoleva kaasu puhul tõesti oleks näha mingisugust, et see oht, mida siis arvatakse olevat, kuidagi viisi realiseeruks. Et mingi mõjutustegevus toimuks. Et mingi mõjutustegevus reaalselt toimuks, sest praegu tundub lihtsalt, et mitte mingisuguseid viiteid sellele ei ole. Ja ma arvan, seal on palju meetmeid, mida võiks rakendada siis kas või nende tegude ennetamiseks, et see kogu see seaduse muutmine kanooniliste struktuuride vägisi muutmine tähendab pigem ju ikkagist mingit sümboolset sellist võitu, mitte nagu praktilist. Praktikas peaks sellele vahetumalt reageerima ja minu arust tõesti, kui mingi vaimulik või preester, piiskop või nunn peaks tõepoolest
panema midagi sellist toime, mis on Eesti riigi vastu, siis sellele peakski konkreetselt vastavalt reageerima ja tegelikult kirik ja klooster on olnud selles mõttes avatud koostööle, et tulge ja öelge meile, kus on mingid probleemid, et see huvitab neid ka, sest nemad tahavad järgida kohalikke seadusi, neid austada ja tegutseda edasi, nii nagu nad on tegutsenud ja pühenduda oma elu Jumalale, nii nagu nad on teinud. Ja see ongi võib-olla ka huvitav, et kuidas riik näeb tonti teatud põhikirjade sätetes, et kus on seal patriarhi sõna välja toodud, sellele reageeritakse hästi allergiliselt, aga unustatakse nagu täiesti ära ka need põhikirja sätted, mis ütlevad, et kirik ja klooster on kohustatud järgima Eesti seadusi, kui nad siin on. Ja see on nende kohustuseks. Ja ma ei ole kanoonilise õiguse ekspert, aga need, kes tegutsevad välisriigis ja ongi juba niimoodi lokaliseerunud, Eesti kirik on olnud juba üle 100 aasta ise valitsev kirik siin Eestis. Et ma arvan, et kanooniline õigus suunab neid tegelikult järgima neid kohalikke reegleid, mis kehtivad seal, kus nad tegutsevad, et nad ei saa sellest ka mööda minna. Ei kohalike seaduste ega ka oma kanoonilise õiguse kohaselt. Aga enne te ütlesite, et klooster on olnud avatud dialoogile, et kas leiaks mingid lahendused, mis mõlemale poolele sobivad, mis ei kujutaks nendesse sundlõpetamist. Ja. Aga millised oleks kas või mõned võimalikud lahendused sellele olukorrale kloostri nägemuses? No see põhiline nägemus on olnud ikkagi selles, et kuna nunnad ei saa ise taotleda selliseid asju, mida riik nõuab neilt, ja, et muuta oma stavropigiaalset staatust või vahetada oma jurisdiktsiooni, et siis selle pöördumise võiks ju riik siis ise koostada, et tagada nunnadele kanooniliselt legitiimset väljapääsu sellest seisukorrast, sest et kui nunnadele, kui erinevad patriarhaadid lepiksid kokku nüüd, et näiteks see klooster läheb nüüd Moskva patriarhaadist üle Konstantinoopoli patriarhaati, siis nad on sundseisus, nad peavad seda täitma. Nad on kanooniliselt kohustatud, nad kuuletuvad sellele. Ehk siis miks neid sundida panema kanoonilist kuritegevust toime ja ise sellist taotlust sisse andma selle asemel, et valmistada see taotlus ise ette. Ja mulle jääb see mõistetamatuks, miks siis seda ise ei tehta. Aga kas seal on mingi realistlik võimalus ka, et Moskva ütleks sellele jah ja oleks nõus mingid läbirääkimisi pidama Eesti riigiga sellel teemal? Või on see tegelikult ikkagi ebarealistlik? No need läbirääkimised oleksid ikkagist peetud mitte Eesti riigiga, vaid siis patriarhaadid oma vahel. Kuivõrd realistlik see on, ma ausalt öeldes ma ei tea, aga ma ei välista, et kõik on võimalik. Et ega need patriarhaatide niimoodi ümbermängimised on ka varasemalt ajalooliselt taset leidnud, et eks neid on vahetatud. Et selle pinnalt võiks öelda, et kõik on võimalik, kas seda tehakse või mitte, ma ei oska öelda ja palju see aega võtab, ma ei tea. Aga see on see kanooniliselt legitiimne viis, kuidas võiks jõuda nagu selle tulemuseni, mida riik siis soovib. Aga riik pole soovinud seda teha, selle asemel me oleme näinud väiteid, et nunnad hoopis valetavad, et tegelikult saavad küll nad igasuguseid asju kirjutada. Sellega seda on kahju näha ja selleks, et selliseid väiteid üldse esitatakse ja kasutatakse veel nii-öelda ekspertide abi, et see on kahetsusväärne ja et inimest lihtsalt ei usaldata, ja sekkutakse tema religiooni üksikasjadesse ja hakatakse talle seletama, et kuidas tema usk tegelikult peaks olema tõlgendatud. Et see on jällegist see, kus riik ei väljub oma pädevusest ja siseneb juba usuvabaduse kaitsealasse, mida ta ei tohi teha. Seda on inimõiguste kohus öelnud, et riik religioosseid küsimusi ei tõlgenda. Igatahes see on olnud väga sisukas vestlus teie jaoks ja meil on välja kujunenud selline küsimus, mis me küsime oma saatekülalistelt. Mis oleks siis see, et mis on teie jaoks püha? No esmalt mu pere. See on väga ilus vastus. Aitäh teile! Aitäh!